remember, I'll be the one you won't forget. Käed ülesse! Ma ei tea käsi! Kes on kõige kõvem ülikool maailmas? Lähme liikvele! Tervitan teid siis esimestelt suvemängudelt ja ütlen, et nautige 15-ndaid ja näeme ka veel, ma arvan, 30-ndal. Suvemängud on tõepoolest need mängud, kus on peremehed ja samas ka osavõtjad ainult tudengid. Ja ma soovin teile kõigile edukaid mänge, nautige käärikut, võistlusi, aga nautige ka õhtut nii palju, et te saate järgmine hommiku võistlusi taas nautida. Ja võidavad ju ainult parimad. Lubage mul Eesti Akadeemilise Spordiliidu juhatuse nimel kuulutada 15-ndad suvemängud avatuks. Käärikul tuleb teha 3 asja. Võtta osa õhtul kõikidest tantsulkadest. Nautida käärika ilusat loodust ja hommikul, isegi kui ei ole just kõige sportlikum tuju, siis tuleb minna spordirajale ja joosta nii, et veremaik on suus. Aga igatahes häid suvemänge kõigile ja naudime käärikut! Eesmärk oli lihtsalt tulla olla koos oma kõrgkooliga ning koguda oma üliõpilastele võimalikult rohkelt ja ohtralt punkte, sest osavõtt on tähtis. Aga kuidas teil üldse koolis on, kui kõrgelt on sport au sees? Meil on hästi tubli üliõpilasesindus, kes käib aktiivselt võistlustel ja me oleme noppinud ikka väga palju erinevaid auhindu. Näiteks sellimängudel said meie üliõpilased nii 2. kui 3. koha. Et see oli nagu super tulemus. Mitmendat korda te olete suvemängudel? Ma olen tegelikult teist korda alles. Mis muljed on esimesest ja sellest korda? Võimas, kui vaadata ikka milline hulk rahvast on koos ja see telklaager kõik ja see melu siin. Kõige raskem oligi see, et kui üles tõstsid, siis
üleots hakkas vibama natukene ja siis läks hästi raske oli tasakaalu hoida ja stabiilsust. Miks on kasti panemine huvitav ala? Seda iga päev ei tehta, selle pärast ilmselt. Midagi uut, huvitav. Meeskonnatöö oli meil hea, meil oli strateegia paigas, see töötas, aga jah, praktiseerida rohkem. Mis strateegia oli? Et hästi palju juhendada üksteist, võimalikult palju rahulikult sellist rahulikult. Täna on plaan võita? Tahaks ikka võita, jah. Esimest korda lähen seda rajale, et ma ei oska midagi oodata. Aga loodan, et jalg ikka tõuseb ja kuul lendab ja... Mis sa arvad, kaugele kuul läheb? Kuul või? Kuul ikka 7 kilo läheb 7 meetri peale. Miks sa tagasi tulid? Emotsiooni pärast ongi, kõik sõbrad on siin ja tegevust on palju ja mõnus lahe. Mis on sul meeles sinu esimestest mängudest? See, kui ma läksin orienteeruma, ma eksisin ära. Ma olin plätudega ja ma olin siiamaani soos. Kaart kadus ka täiesti ära, no uppus vette. No kuidas läks? Väga hästi. Mis kõige raskem oli? No kõige raskem oli seal taga oli üks tõus. Et ma selle rattaga, ma seda ei jõudnud sõita, ma jooksin seda kogu aeg. Ja ega muud ei olnudki rasket. Ma kuulsin, et sul oli väga huvitav ratas, kus said? Ma siin kõrgema sõjakooli käest selle laenasin. Nii et ma loodan, et on terve. Mul ei lubatud just kõige paremat tervist, kui ma selle katkisin tagasi viima. Me plaanisime kohe algusest peale eest ära minna, et see õnnestus. Plaanisite võita ja võitsite? Ikka jah. No, sinna ma ei viitsinud minna, see oli mäe otsas. See oli seinamäe otsas. See ei olnud mäe otsas. Ei olnud? See on see koht. Ma jooksin siit mäest alla, ma üritasin seda leida ja ma ei leidnud seda, me panime kõik mööda ja lõpuks leidsime 32. Ma igastahes need jätsin vahele, ma läksin siit niiviisi, võtsin selle ja siis selle ja selle. Ma käisin kõik 39, ma käisin siin ka veel. Jaa, paar tükki tõi vahele jätta. Päris võimas. Kiiresti läks. Mis sa arvad, palju tuli kiirus? Ma ei tea, mitte väga palju. Ma ei oska. 30 tuli äkki ära, ei usu, võib-olla. Mis sa arvad, kas see on kõige kiirem, mis sa kunagi jooksnud oled? Ma loodan, et mitte. Alustasime
4.45 TTÜ-st, võitsime Nõmme mäe ja igasuguseid muid mägesid ja jõudsime siia õnnelikult. Me keegi ei olnud sõitnud kunagi rohkem kui 140 kilomeetrit, et mina olin sõitnud rattarallit kunagi ja teised olid veel vähem sõitnud, et Aivar oli sõitnud 100 kilomeetrit maks päevas ja siis me mõtlesime, et no, tuleb proovida, et kas saame tehtud või ei saa. Mina olen mobiiliviske kohtunik ja teen täna selgeks selle, kelle mobiil võtab kõige paremini tuule alla. Aga miks ta seda teeb? Vastus on väga lihtne, sest et osalejad on niivõrd andekad, niivõrd talendikad, niivõrd varasel ajal juba sellises fantastilises sportlikus vormis, et nende sooritused mul läks see mõte kaduma praegu. Praegu see oli ka ainuke plaan mul, et vähemalt üks alaredast, eelmine aasta me ei jõudnud ühtegi. Nüüd on ainult punkt või kriips kirja panna. Kuidas rada oli? Väga äge, ekstreemne niisugune kännud, pidi kogu aeg vaatama, mida kuhu astud, et väga äge, suvemängudele vastav. Kas jooksu puhul on pigem huvitav ekstreemsus või tasane pind? Tasane pind, aga sellised ekstreemsed võistlused on väga hea vaheldus. Idee tuli tegelikult ühelt EASL-i spordijuhtide seminarilt, kus meil tuli nagu mõtteks, et me võiksime teha selliseid üritusi, kus oleks kõik tudengid koos ja see oleks aasta lõpus, kui kõikidel sportlastel on lõppenud igasugused omavahelised nagelemised ja et selline aasta kokkuvõttev spordisündmus võiks olla. See oli üks mõttekoht ja teine mõttekoht oli see, et kunagi 60-ndatel olid Eestis nii-öelda need Spartakiaadid. Ehk siis taas käivitada nende Spartakiaatide nagu hiilgust ja sellist ikkagi tudengite koos käimist. Kuidas läks? Halvemini kui eelmine aasta. See aasta on ka umbes 20 kilo raskem see asi, mis seal on. Kahjuks või õnneks küll, jah. Aga õnneks teised ka päris paljud ei suutnud, nii et
tähendab Martti täis päris ei teinud. Selline mõte? Lihtsalt tuleb osaleda igal pool, kus antakse võimalus. Kas hetkeline ajand, siis vaatasin, et lahe on, võiks proovida. Kas vesi oli küll, mida peale visati? Natuke ära, kui see on just selle palava ilmaga juba hea. Ma arvan ka, et täpselt väikselise ilmaga, see väga hea. Siin tulite nii-öelda paarisrakendina. Kuidas päriselt naist kantakse? Näitab edu. Kuidas meie tudengitel täna frisbeega läheb? Väga hästi läheb, kõik on väga sporti täis, väga entusiastlikud. Iga aastaga läheb tase aina paremaks, oskavad juba visata, püüda, teavad juba mänguelemente, et väga positiivne. Ilm on ilus ja see aitab ainult kaasa. Kas sa mäletad esimest korda, kui sa läksid sinna? Mäletan küll, see oli juba aastaid 7-8 tagasi. Siis sai nagu oma päi tehtud. Kusjuures kõige esimene kord sai tehtud kiigega, mille aisapikkus oli umbes 3 meetrit. Ja siis sai ennast Moskvisse turvavöödega kinni tõmmatud ja tegime ka ülepõlli. Mis sul on meeles esimesest korrast, kui sa käisid? Meeles on see, et kuna ma olen tipikas TTÜ-st siis ja olin ise Julius, tegin 11 ala ja väga karm ja äge oli. See pani mind tagasi tulema. Mis oli kõige ägedam ala, mida sa tegid sellel esimesel aastal? Orienteerumine, lühiraja oma, siis ma sain, see läks väga hästi mul. Et see jäi kohe meelde sellest. Meil on tulnud mitmed kõnesid, üks kõige huvitavamaid oli see, et vabandust, kus ma olen? Ja tüürukad vastasid. Ma ei tea. Veekilm ei olnud või? Veekilm ei olnud, pärast. Kas sa eile mängisid veepalli ka? Veepalli ei mänginud. Esimest korda käisid vees? Ei ole esimest korda vees ei käinud, aga teist-kolmandat korda. Kas sa kõhukat lähed hüppama? Kõhukat ei lähe hüppama. Kõht on natuke liiga õrnuke. Lähed kõhukat hüppama, mis mõtted on? No ikka pabistan, et ei tea, kas tuleb hea kõhukas. Oled esimest korda kõhukal? Jah, esimest korda kõhukal. Kes sulle augu pähe rääkis? Ise tulin, et kooli peab ikka esindama, kooli aug peab hoidma. Mis on sinu strateegia? Noh, põhimõtteliselt prooviks ikka
kõrgele üles saada ja siis võimalikult nagu niimoodi kõhuga, et Minu esimesed suvemängud oli aastal 2002, nii et aastaid on täitsa omajagu kogunenud ja kui meenutada esimesi suvemänge, siis mina käisin siin osalejana ja mäletan oma võrkpallilahingut Eesti tippvõrkpalluritega, mille me loomulikult kaotasime, nii et meil läks suurem isu ära võrkpalli rohkem mängida, ega me ei olnud seda ennem kunagi mänginud ka, aga rahvaspordi idee sai igal juhul siit alguse ja peale esimese aasta osalemist paluti mind siis appi korraldama, meelelahutusüritusi tegema ja siiamaani ei ole sellest pisikust ja lahti saanud ja pisikust on saanud haigus. Hästi väsitav, aga jube hea, jube hea. Mis kõige raskem oli? Tiigid, see oli nagu nii külm, aga nagu ehmatas nii ära, süda hakkas nii peksma ja siis sa mõtled, et sa pead ujuma ja muidu sa uppud, aga väga tore oli. Let's take it to the streets cause I'm ready to cruise. Just bought me and my cars all some brand new shoes. And the people just dance Tuleb. TV in the middle of my steering wheel. It's my car's birthday, so we blowing them candles. Got my name in the headrest, read it and weep. Nice tank in the back, camel hair on the seat. Saare peal sauna ja siis keskele floora ja fauna. Me heidame turjale fauna, king leiame lootsiku roost ja aida. Paame paati ja kaome, kauaksi painavad maad. Mis meeleolud sees olid? Väga lõbusad kusjuures, nendel alumise korruse rahval oli ikka väga hea olla. Ma olin üleval ja meil oli väga kuum. Mehed või naised vinguvad rohkem? Ei teagi, mehed võib-olla. Oluline on üks konkreetne heide ja kui 2 minutiga heidet ei tule, siis meie kohtunik otsustab selle järgi, kes oli aktiivsem, kes proovis rohkem heidet teha. I hate teachers, I hate school.
kusagil eelmisel ESL-i üritusel, et ma lähen osalema ja sealt nagu ei saanud enam taganeda, sest et supporti tekkis justkui iseenesest. Aga kas oli väärt kartust või oli äge? Ei, see oli ikka täiega äge. Mis on mudemaadluse juures see kõige ägedam asi? See ongi see, et tüdrukud teevad nalja ja kõik on fun nagu. Et see, et sa mudaseks saad, see on nii väike asi, et just niisugune nagu saunas on kõik tore, kõigil on nii hea meel ja siis lähed muttusi. Nüüd võtame naised, nüüd võtame. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o... Kuidas meie tudengitel jalgpallis läheb? Tudengid on hästi tublid. Nad on sportlikud, samas hästi aktiivsed. Nad annavad mänguväljakul annavad endast kõik ja nad hästi hoolivad üksteise suhtes, et kui ikka kogemata jalga läheb, siis aitavad kaasõpilase püsti ja panevad edasi. Sa ületasid kehtiva rajarekordi. Kuidas täna joosta oli? Ütleme minu, et keerulisem kui eelmistel aastatel seepärast, et ilmastik mängis nii palju rolli. Aga miks ma just tahtsin esimeseni joosta, on sellepärast, et rada on veel paremas seisus ja ei ole nii palju ära sangitud, et tahtmist oli rohkem kui jõudu, et rekord tuli. Mis see teie võistkonna trump on? Ma arvan, kiirus ja ega siin olegi toores jõudma. Kas sa oled suvemängudel mingitel muudel aladel ka osalenud? Ei osalenud, aga proovisin kiikingut esimest korda, et see oli juba minu jaoks suur katse mulle.